Täna hommikul veidi enne kella 9 jäi siin samas Kehra Ülejõe ülesõidul rongi alla mees. Rong tuli sealt poolt ehk siis Narva suunalt ja oleks pidanud Tallinna jõudma 9:22. Loomulikult sinna ta ei jõudnud, vähemalt mitte selleks ajaks. Hommikul kella 9 paiku sai politsei väljakutse, et on toimunud sündmus, kus inimene on jäänud rongi ette ja selle tagajärjel on inimene surma saanud. Reageerisime ja tõesti koha peal selgus, et praegustel andmetel 67-aastane mees selles juhtumis elu kaotas. Kõik muud asjaolud selgitame välja edasise menetluse käigus. Kas praeguseks olete jõudnud rääkida näiteks rongijuhiga või oli seal pealtnägijaid? Ja, meil on mitmeid pealtnägijaid, meil on rongijuhiga suheldud, et meil on selline esialgne pilt sündmustest ees, aga see menetlus võtab veel siiski aega. Õnnetuse asjaolud on siis sellised, et ülesõidul oodanud inimene astus ootamatult rongi ette ja hukkus. Kas saame midagi täpsustada ka, et kas oli nähtavus hea, kas paistis kellelegi päike silma, mis iganes? Nähtavus oli hea, see oli sirgel lõigul. Inimene oli ka varasemalt näha, kes ootas. Selle ülesõit oli varustatud signalisatsiooniseadmetega, nii nagu see on ette nähtud. Tõkkepuu oli alla lastud asendis ja kõik vastas tavapärasele olukorrale, nagu sellisel olukorral ikka on. Aga lihtsalt inimene võttis ja astus ette, et hoolimata sellest, et kostus vilesignaal, hoolimata sellest, et tõkkepuud olid all. Jah, praegu me ei saa küll midagi muud väita, ta astus ette lihtsalt. Kehra elanikud teavad ülesõidu kohta üsna jaama juures hästi, sest kohalikud pidavadki silma paistma sellega, et nähes rongi kaugelt lähenemas üritatakse ikka läbi lipsata, pidamata tõkkepuid või helisignaali mitte millekski. Ma kuulsin raadiost, et on Narva poolt tulev rong, hommikule rong, see tuli kiiruga mööda. Aga see inimene ei tulnud selle peale, ma arvan, et see meesterahvas ei tulnud selle peale, et ta on kiirrong, et ta ei peatu üldse siin, ta võtab maha, ta jõuab üle, aga tegelikult tuli täie hooga. Ja võt sealt see õnnetus võib-olla juhtuski, et inimesed ei oska arvestada sellega, et sealtpoolt tulevad kiirrongid, mis ei peatu, mis ei võta hooga maha, tulevad täie auruga edasi. Nii et tegelikult nendest punastest tuledest ja ka tõkkepuudest, kui nad on ka ees, ei pane siin inimesed üldse nagu asjakski. Tundub küll, et on hooletus tõesti, nagu te ise ütlete, mitu korda see on hooletus. Või see lihtsalt enese mõtlemine, et ma jõuan läbi. Mina isiklikult elan väga tihti ja mõtlen, tõesti elan siin samus lähedal ja pärast hiljem kuulsin. Igal kevadel kasvab raudtee läheduses inimeste riskikäitumine ja sageli registreeritakse selliseid õnnetusi, kus tegelikult pääsevad inimesed napikaga, nii et päris õnnetusest rääkida ei saa, aga sellest jääb puudu vaid paar sekundit ja ei teata ka seda, et näiteks ülesõidukoha nõuete eiramisel saab teile trahvi määrata kuni 800 €. Nii et tasub ikkagi kursis olla, mida teha ja mida mitte teha raudtee juures. Punane on punane ja raudteel on paigatud 2 foori, et pilguvad ja helisignaal ja antud juhul on ka tõkkepuud, mis näitab seda, et inimesed teevad oma otsused ikkagi ise ja taristu omanikel ei ole võimalik neid otsuseid tihtipeale suunata. Minu soovitus tulevikus ja tõenäoliselt teeme ka koostööd politseiga selles suhtes, et mõelda selle peale, et miks on raudteel vales kohas viibimised, raudteeliikluse takistamine, ülesõitudel reeglite eiramise eest ette nähtud oluliselt kõrgemad rahalised trahvid, kui on mujal näiteks. Et punase tule eiramise eest võib saada kuni 800 € trahvi, et paneb mõtlema. Paraku näeme küll oma töös, et juhtub õnnetusi raudteel ja ülekäigu kohtades ja paneb muretsema, et inimesed ei märka või ei mõista, kui ohtlik läheneva rongi eest üle tee minemine on, et neid ohte selgelt alahinnatakse ja need tagajärjed räägivad enda eest, et siin tasub tõsiselt mõelda, et enne kui arvata, et ma lipsan selle rongi eest läbi, ikkagi 2 korda kaaluda ja pigem oodata see minut, kui siis nende raskete tagajärgedega tegeleda. Lõpetuseks tuletame meelde, et rong on alati peateel ja raudtee ületajal on kohustus veenduda, et rong ei ole lähenemas.